Tere tulemast kuulama Karmeli koguduse podcasti Tahan öelda sulle. Mul on hea meel, et olete taas tulnud meid kuulama ja mul on veel parem meel, et minuga on täna siin üks tore mees, kellega me saame rääkida huvitavatel ja põnevatel teemadel ja sellest, kuidas Jumal on tema elus tööd teinud ja teda juhtinud. Tere tulemast saatesse, Sigmar. Tervist. Tere. Väga meeldiv, et sa oled leidnud aega siia minuga vestlema tulla ja võib-olla saakski kohe tuttavaks, et kes üldse Sigmar on? Mis ma olen? Abielumees, 2 last on, mis ma veel? Kristlane eelkõige. Ma rohkem ei oskagi midagi. Koguduses olen ka õnnistatud diakoniks ja tavaline Eesti mees. Väga tore ja põgus tutvustus, aga räägi võib-olla sellest, et kuidas üldse sinu tee kristlasena alguse sai, kuidas sina Jumala juurde jõudsid? Tõsine kogemus algas, kulmineerus võib-olla siis 18 aastaselt, aga esimene kogemus, minu vanaema rääkis mulle Jumalast siis, kui ma olin väike laps. Ma aastaid täpselt ei mäleta, aga niisugune liivakasti laps olin. Ja siis vanaema tuli ükskord minu juurde, ta Jumalast eriti ei rääkinud, aga siis ühel korral tuli, lihtsalt istus minu juurde ja rääkis, et taevas on Jumal, kes näeb ja teab kõike. No väike laps, mis ikka, sest mis see Jumalast nagu jagad, eks. Aga läks 15 aastat mööda ja siis mul oli mootorratas, minu meelest ime läbi saime uue mootorratta Java. See oli ka niimoodi, et ema loteriipiletit ostis ja siis sai 1000 rubla ja selle eest saime mootorratta. Kuidagi ta sai selle, aasta aega sain sõita ja siis see varastati ära. Ja siis sel hetkel, kui ma tulin sealt garaažist, kus ta mul oli, tuppa, sel hetkel see vanaema sõnad tulid mulle meelde. Et Jumal nagu andis nagu märku, see, kellest vanaemal oli rääkinud, et tahad, ma aitan siit, ma näen, kus see sikkel asub, ütles. Niisugune teadmine tekkis, ma ei tea kuidas, ma ei osa seda kirjeldada, aga igast niisugune teadmine on, et ma teadsin, et Jumal näeb ja teab kõike. Ja et selles hetkes ma sain siis aru, et äkki peaks temaga rääkima oma murest, sest kui sa oled 18-aastane, sul on mootorratas, aasta aega ainult saanud sõita ja siis see ära varastatakse, siis on suur, kogu maailm varises kokku minu jaoks. Ja siis ma läksin koju tuppa niimoodi ja mõtlesin, et peaks siis Jumalaga rääkima sellest murest. Paletasin. Ei osanud üldse, ma ei tea, kuidas paletadagi. Aga kõik, mis südamest tuli, nii nagu, puterdasin. Ma ei ole eriti niisugune sõna osa. Igal juhul see puterdamise jooksul palusin, et aita see mootorratas üles leida ja siis igaks juhuks palusin ka patud andeks, sest nii palju olin kuulnud, et part eksisteerib. Midagi, ma ei teadnud, mul ei olnud mingisugust teadmise erilist, aga igal juhul ma paletasin ja siis läks 3 päeva mööda. Või 2-3 päeva. Ja mootorratas leiti üles. Ja siis minu jaoks oli see sel hetkel vedamine. Jumal olin ära unustanud selleks hetkeks. Kuigi natuke mõtlesin, et ta võiks nagu vedata, aga midagi ei juhtunud sel hetkel. Aga siis 3. päeval leidsin üles ja siis mul vedamine. Olin täiesti õnnelik. Mõtlesin, et vahest ikka veab ka. Lähen õhtul magama. Õnnelikuna ja siis tuleb see vaikne märguanne, mäletad, sa palvetasid. Siis ma hakkasin juba tõsisemalt Jumala asjade peale mõtlema. Siis ma sain aru, et kas sa tõesti kuulasid mind, kes sa oled, tekkis sellised küsimused, et ma tahaks, kes sa oled, ma tahan tunda sind. Ja mul piibiti midagi ei olnud, ma ei tead, kuidas üldse Jumalat tundma õppida. Ja siis selles hetkel hakkasin huvi tundma, kes sa oled selline, sa aitasid mind. Ja siis ma tegin pühendumise, et ma hakkan iga õhtu paletama Jumala poole, selle sama Jumala, keda ma ei tunne. Ja siis, kui olin mõned päevad paletasin, aga kuskil nädala pärast tuli meelde tuletas, sa ei ole ammu paletanud. Siis ma võtsin appi, ma olen ära unustanud Jumala. Igasugus Jumal andis märku väga tugevalt niimoodi vaikselt ja siis ma hakkasin kartma enda pärast, ma unustan Jumala ära. Igal äkki ma sain kogesin, kui selle sikkel kätte sain, ma kogesin, et mul on sõber üleval, keda saab täiesti usaldada.
kõik oma muresi, kõik need, mis ängistasid, olid, muresi oli noores eas. Ta kuuleb ja ta aitab ja niisugune usalduslik sõbrasuhe tekkis. Ma sain aru, et mul on hea sõber olemas ja ma tahtsin teda tundma õppida ja siis ma ei teadnud, kuidas seda tundma õppida. Siis hakkis huvi tekkima, kus piiblit saada. Tol ajal, see oli 91 aasta maikuus. Et piiblit, ma läksin, just käisin, siis olid need kioskid. Vaatasin, kus piibel on. Kioskites väga veider koht, kus otsida eriti Vene, siis veel Vene aeg juba enam ei olnud, siis oli veel igal juhul sellist asju ei olnud. Ma mõtlesin, miks piiblit ei ole siin, miks siin muid ajaleht ja mõttetud asju, aga miks piiblit ei ole, siuksed küsimused tegid, siis mul tekkis huvi aga lõpuks esimese piibli ma sain selle tõttu, et mul lisal olid joomakaaslased kodus, käis joomine kogu aeg ja üks joodik, vabandust, siukse väljenduse eest, ütleme inimene, ütles, ulatas mulle Uue Testamendi, ma mäletan seda hetke, kus ta tuli. Näe, võta, me turu peal jagati, et me võtsime suure virna kohe saime, me teeme suitsuplotskasi nendest, aga sa võta, loe, äkki on midagi huvitavat, ma vaatasin, Uus Testament, siin räägitakse Jeesusest, siin räägitakse Jumalast, mul tekkis siuke põnevus, mis lõpuks ometi ja sain midagi Jumalast teada ja siis ahmisin seda piiblist nii palju, kui sain sealt. Oskasin lugeda ja see oli ütleme, see kogemus, kuidas ma sain Jumalaga kokku ja siis tuli vahepeal sõjavägi ja siis, aga koguduses ma ei käinud, et ma ei teadnud isegi minna, kuigi ma elasin Luteri kirku kõrval. Aga võt ei taibanud sinna minna miskipärast, ma olin, ma ei tea, nii enesesse tõmbunud või. Aga igastas ma läks veel 4 aastat, millal ma siis kogudusse jõudsin, aga see selline päästekogemus või Jumala kogemus oli selline minu puhul. Siuke väga huvitav valgusteekond tegelikult, et justkui ei teadnud midagi, aga Jumal ise tuli sinu juurde, et tõesti väga äge, aga sa korra mainisid oma vanaema hästi põgusalt, et kuidas see vanaema rolli mängis selle juures, et sina Jumala juurde jõudsid üldse? Tema väga eriti ei rääkinud Jumalast, aga ta palvetas. Teismelisena võib-olla, kui ma olin seal 10 või nii aastane, siis ta ükskord, tal oli mingi mure. Ma ei mäleta, mis asjus, aga ütles, et palvetame nüüd. Ütles, me olime vennaga maal suviti. Siis me pilkasime, Jumalat ei ole olemas ja mis on mõtet palvetada, naersime tema üle niimoodi. Aga siis ta palvetas ja aga siis, kui ta ei olnud ka kuna ta elas maal, seal kasvatas loomi ja siis oli see keerles kogu see elu sellise nii-öelda argimaa põllutööde ja asjadega, lehmade ja lammaste ja ümber, et ta ei saanud eriti kirikus ka käia ja ta ei käinud. Me väga harva käisime, pidulikel puhkudel võib-olla käisime. Aga tema, ütleme, ma arvan just see, et ta seda mulle ütles. Sel hetkel, kui ma väike laps olin. Et ta nii ütles, et taevas on Jumal, kes näeb ja teab kõike. Ma arvan, et see oli üks kõige olulisemad. Vähemalt, kui ma nüüd mõtlen, see oli väga oluline ja muidugi tema oli, kuidagi ta väga armastas meid, hoolitses meie eest, et meil peres oli ikka aeg-ajalt väga raskusi, aga siis ma ei saa öelda, et ta mu ema eest oli, aga ta, ütleme, kui ema oli, suviti oli, me olime Setumaal, vanaema, ema oli Rakveres siin tööl ja siis ta oli tööl ja suviti me koolivaheajaga ja niimoodi olime siis siin, tähendab seal Setumaal. Me nägime ema ainult mingi suve jooksul ainult võib-olla mingi 2-3 korda või. Rohkem võib-olla, ta käis üle nädala või niimoodi. Et siis kui ema eest kasvatas meid ja selles, et ema kasvatas suviti väga palju ja ma kasvasingi tegelikult maal nii-öelda suviti üles ja õppisin tööd tegema üldse kõiki asju, hobusega tegelema. Tegelikult vanaisa ostis hobuse ja ta siis ise suri ära. Ja siis jäigi, me olime 10-aastane ja siis ma õppisin, kuidas sellega tegelema. Hobune oli nii huvitav tegelikult ja õppisin, kuidas seda hobust vankri ette rakendada üldse keegi ei õpetanud, lihtsalt ise. Ma nägin üks onu
ühe korra nägin, ta tegi, siis ma hakkasin järgi proovima, kuidagi ei õnnestunud, aga lõpuks ikkagi saime ja nii põnev oli oma elu Mhm. kuigi lapse nagu lähed, ema viis mind, me üldse ei tahtnud minna, see oli nii igav. Ma oleks tahtnud siin telekat vahtida suviti ja teistega lollusi teha siin linna peal niimoodi, aga siis karistuseks viidi, mitte karistus, ma tunnen, et ma ei taht sinna minna, aga nii igav, aga tegelikult nüüd tagantjärgi mõtled, kui nii õnnelik lapsepõlv oli tegelikult. Ma õppisin seal loomadega tegelema, kasvatasime tibusi. See oli igasugu huvitavaid asju tegelikult juhtus, siis leiutasime, õppisin ehituse asju väga palju, onne tegema, mida kõike seal maal sai teha. Et selles suhtes vanaema oli väga oluline roll minu jaoks küll tegelikult, jah. Mhm. Et ikkagi see eeskuju roll on päris oluline ja Ta oli, kuidas... õpetas kannatlikkust mulle väga palju, see oli väga, et jah, õpetas ka tööd tegema, ütleme, andis ülesanded, mida peab tegema ja sõnakuuleks lollus ikka tegime. Et aga ta oli ikka väga oluline isik minu jaoks. See on väga ilus kuulda. Aga rääkides töö tegemisest, siis tegelikult me teame, et sina teed väga palju tööd nii koguduses kui ka kogudusest väljapool ja eelmisel aastal said sa ka nii-öelda diakoniks õnnistatud meie koguduses. Et kas tahad üldse rääkida, et kes see diakon selline on või mis see diakoni töö tähendab? Et alustame võib-olla sellest. Noh, diakon eesti keelde võib-olla tõlgituna on hingehoidja, nagu mina olen aru saanud, et inimesed vajavad tegelikult, noh, tegelikult peaks perekonnas on see nagu tavaliselt ema, no minu jaoks oli võib-olla vanaema selline, kes nii-öelda oli minu esimene diakon, ütleme nii, täites sellist rolli, kes hoolitses, no vaata ikkagi sihuke armastavat suhet, et meil paraku perekonnas vanemate suhtes oli aeg-ajalt väga palju tülisi ja siis selline lapsena ma ikkagi sain väga palju negatiivseid selliseid kogemusi. Ikka kui on perekonnas alkohol ja seal on tülitsemised ja riidlemised ja mis iganes, siis aga see diakon, ütleme, ütleme, see hingehoidlik, seda on vaja nagu ja mis ta minu jaoks tähendab, et ongi, et hinge eest tuleb hoolt pea kanda, nagu Toots ütles. Et ma usun, et koguduses seda on vaja kõigil inimestel. Et inimesed ei ole rauast, kuigi mõned peavad ennast raudmeesteks, aga kõik lähevad katki. Inimesed, kes käivad, kus me teame, sõda toimub Ukrainas, nad inimesed lähevad katki. Suurte relvadega inimesed ikka lähevad katki. Nad vajavad inimene, Jumal on loonud inimesi selliseks, tal on vaja hingehoidjaid. Jeesus oli muidugi super hingehoidja ja kõige parem hingehoidja, aga meie inimestena saame ka olla teiste jaoks olemas ja seda on vaja koguduses, seda on vaja isegi väljaspool kogudust, neil on tegelikult isegi rohkem vaatajat vaja. Ja see on väga oluline amet, aga jah, see on väga oluline. Aga kuidas see diakoniks olemine täna võib-olla sind ennast mõjutanud on, et see on ikkagi selline nagu märgatav ja juba nii-öelda kõigile teada olev, et kui sa oled siis hingehoidja, et mil määral nagu see sinu elu muutnud on või kuidagi seda vastutust siis nii-öelda Jumala töös? No inimesi märgata. No ütleme, kui mina ma olen erinevates kohtades näinud inimesi, kes tunned ära, et inimene on väga hingelt nagu läbi katki või midagi probleem, siis kuidagi selline kaastunne tekib. Siis peab sellistega inimestega peaks nagu suhtlema. Mõne inimesega ei saa suhelda, ta on kuidagi plokis miski pärast aga siis siis peabki nagu tarkust olema, kuidas suhelda, aga need on vaja jah, et märgata neid inimesi ja tegeleda nendega, et hoolida neist põhimõtteliselt ja kuidagi leida see võti, kuidas nad ennast avaksid, et eks paljud räägivad ise, mõned on sellised väga ise räägivad midagi, aga on eriti Eesti ühiskonnas on väga kinnised inimesed väga paljud, siis nad ei räägi sellest ja siis põevad seda väga kardavad rääkida või ennast avada, aga kuidagi peab ennast avama. Et eks ma panin ennast nüüd ka hingehoiu koolitusele
kirja, ma ei tea, kas loodetavasti võetakse vastu ka. Et sa võib õppida tegelikult, seda on vaja õppida ka. Aga lihtsalt inimesi märgata on vaja. Ma olen näinud lihtsalt nii palju ja siis ma saan aru, et seda on nii vaja, nii väga vaja inimesi. Kuidagi Jumal on saatnud minu teele nii palju nii kuritegeliku taustaga inimesi, tülitsevaid, isegi mõrvareid, kõik väga erinevad inimesed. Ise ei ole valinud, aga lihtsalt kuidagi teele on sattunud. Ja siis ma saan aru, et ma pean kristlasena, ma ei saa olla lihtsalt vaadata pealt, mingi rolli peab täitma. Et Jumal ei ole niisama, see, mis minu elus on juhtunud, et niisama need asjad pole olnud, et ikka mingi põhjusega on asjad juhtunud. Ja selle põhjusel ka iga ühe inimese elus, kes siin maa peal elab, kõik, mis sinu elus juhtub, see on ikkagi seotud sinu kutsumisega ka. Et see ei pea ole mingi hoidja või mingi pastoriamet või mingi muu, aga mingi roll on ja Jumal seob seda. Minul oli selline lapsepõlv, ma sain aru, et kuidagi moodi see on nagu suunanud minu elu niimoodi, et seda hingehoidu ametisse, et tahaks nagu neid inimesi aidata. Kuidagi ma mõtlen, et võib-olla kui lapsepõlves seal juba loomadega tegelesin, tibude ja nendega, kuidagi tahaks nagu kuidagi need õrnemaid aidata, õrnemate poolt olla. Et tugevad saad ise hakkama. Mis sa need huntidest ikka hoolitsed, nad saad väga hästi hakkama, aga need, kes on õrnemad, ma mäletan, kass viis mul tibu ära ise. Mõlemad olid lemmikud, mul kassi armastasid ja siis seesama kass tappis mu ühe tibu ära. Siis ma olin vihane selle kassi peale. Et selles suhtes, et vaja märgata need nõrgemad ja neid aidata ja tegelikult siin koguduses ja väljaspool kogudust ja inimesi, need on ka katkis, neid on ka vaja kuidagi aidata, nende jaoks on vaja olemas olla. Et kui inimene tunneb, et ta on oluline, tähtis, siis see tervendab. Et paraku on niimoodi, et miks inimesed katki lähevad, et neid ei märgata. Et neid kuidagi ei nähta ja keegi ei suhtle nendega. Väga haiged, kui keegi ei suhtle. Ma näen mõnda inimest, keegi räägi temaga, siis on nagu valus. Muidugi seda on mingil põhjusel, miks ei suhelda ja andeks andmatused või keegi on tõesti haiget teinud niimoodi, siis ei suuda suhelda sellise inimesega. Aga ikkagi see, mis haigeks on teinud, see sama nii-öelda suhtlemine ikkagi tervendab. Et seda on vaja ja eks see hingehoidu ongi selline, et sa pead õppima kuidagi suhtlema niimoodi, et inimene saaks terveks. Aga see on nii hea, et sa räägid sellest andestamisest ja sellest hingehoiust sellisel viisil, et ma lihtsalt mõtlen, et sa mainisid enda lapsepõlve, et tegelikult sul oli raske lapsepõlv, et kas sa tahaksid natukene avada seda enda ema ja isa suhet siis ja seda, kuidas see sind mõjutanud on ja ma kujutan ette, et lapsena ei ole lihtne andestada, aga täna sa tõesti oled hingehoidjaks saanud, et kuhu sa selle teemaga täna jõudnud oled, et just nagu isa vaatest näiteks, et No ja mu isaga isal oli alkohoolik, ja tegelikult, kui ma nüüd mõtlen, ma olin mingi 12-13 või, ja isa ükskord, ta nutis. Ütles, et tuli nagu lihtsalt nagu, tal oli alkoholi probleemid, ütles, et ära sina poeg jooma hakka. Rääkis mulle niimoodi, et sellest ei saa lahti ja suitsetama ära ka hakka. Ja siis tal olid mingi probleemid, ta elas nii-öelda minu pea veel. Ma ütlesin, mina ei jaga sinu asjades mitte midagi. Ma ei saanud aru, miks ta seda tegi. Ema vaatas pealt, mis asja see isa oma pojale räägib oma muredest niimoodi. Aga ma ei pidanud ennast hingehoidjaks, aga ta rääkis, tal oli vaja minuga rääkida, et just ka mulle nõu anda, et ma jookse niimoodi. Aga sa sain aru, et inimene täitsa läbi omadega tegelikult ja tööalaselt ta tegelikult oli väga kuldsete kätega töötaja. Aga alkohol ja kõik need eluviisid. Igal juhul peres oli sellised, tülisi väga palju, ikka kui sa oled alkohoolik ja probleemne inimene, siis see nagu nakkushaigus, probleemid läheb igale pool laiali. Mõjutab lapsi, abikaasat ja kõiki. Igal juhul ma sain aru, et isa oli nagu katkine ja ega inimene, kui on hinges probleemid ja siis ta ikkagi elab seda moodi, mingil moel välja ka, kes vägivallaga või alkoholiga muidugi summutatakse, üritatakse seda, aga see võimendab hoopis ja ehk siis tuli ka emaga raskusi ja emale ei meeldinud selline joodikutega
külaskäigud siin, mis siin olid ja mis iganes, aga kuidagi mul see mõjutas seda selles suhtes, et ma nägin oma isa nagu väga lähedalt ja nagu ma sain aru, et nagu kõike, mis ta rääkis, see kõik nagu kuidagi tolle hetkel ma ei saanud aru. Nii teismelisena ei saanud aru sellest, aga nüüd tagantjärgi saan aru, et tal oli hingehoidjad vähe, ta jumalasse ei uskunud vähemalt tol ajal või teadaolevalt. Ta oli võib-olla mingi määral kokku puutunud, aga tal ei olnud sellist kogudust. Ei olnud inimesi, kellega rääkida, aga siis ta rääkis oma pojaga niimoodi. Võib-olla oma abikaasaga hästi läbi, emaga ei saanud ka hästi läbi, siis miskipärast rääkis minuga. Aga kuidagi tundsin, et inimene katki, teda on vaja aidata. Nüüd hiljem saad aru, ja mis see küsimus oligi, et mis roll see Jah, kuidas ta sind mõjutanud on ja võib-olla teie omavahelist suhet ja üldse, et kuhu see nagu jõudnud on? Noh, jah, ongi, et olen õppinud märkama sellist inimest ja tegelikult neid ka väljaspool peret. Nad tunned ära, kellel on sellised sarnased probleemid. Kuidagi äratundmine tekib ja kuidagi selline tekib selline, Jumal on saatnud teele isegi täiesti tänavalt inimesi, kes on sarnane olukord nagu isaga. Kuidagi selline klapp tekib, ma ei tea. Kurjategijad, ükskord eelmine aasta kohtasin ühte, tuli tänaval ligi üks sükene mõrvar, mitu inimest ära tapnud. Kuidagi saime nagu, ta hakkas rääkima ja me saime kuidagi räägitud ja ta tundis, et keegi ei kuula mind üldse. Et tal oli, vaata, kui sa oled ikka väga palju kurja teinud, see südametunnis piinab inimest. Ja siis probleem ongi, et inimesed ei kuula. Panevad paika, et sa oled see kurjategija. Ja et see on omane inimestele, et inimesed tahavad distantsi hoida kurjast. Tahavad ainult head inimestega suhelda. Aga see inimene vajab ka teist inimest. Ta tahab tegelikult tunnistada, et keegi ei kuula. Siis ma kuidagi olin harjunud kuulama ja siis ma pakkusin, et ma kuulan sind. Muidugi tal on oma sõnavara ja oma käitumine ja ropendamised aga õppisin kuulama ja ühel hetkel said aru, et inimene läks lahti. Ta sai aru, et kuidagi läks korda see, et sa kuulasid teda inimest ja ta sai ennast hinget avada ja see oli oluline. Ja eks see, jah, nii ta oli. See on hästi huvitav, et kuidas Jumal on sind mingile justkui nagu kindlale rajale tegelikult nende inimestega suunanud, et tõesti läbi selle enda kogemuse siis sa tegelikult täna oskad märgata neid inimesi, kes vajavad abi, et paljud meist ju käivad silmaklappidega natukene ringi ja tegeleme oma eludega, et aga tegelikult nii ilus, et on ka inimesi, kes tõesti näevad natukene väljapoole, aga ma mõtlen seda, et kuidas sa ise tunned, et kuidas seda teha kõike nii, et ei tuleks neid hinnanguid ja sellist, võib-olla, kui sa kuuled väga raskeid lugusid tõesti just nagu mõrvamistest ja sellest, et ikkagi inimlikul tasandil ju tahaks tulla ka mingi selline hukkamõist, et kuidas sa tapad teise inimese ära ja kõik sellised, et kuidas sa ise ennast selles kõiges hoidnud oled? Et ei mõistaks hukka teist inimest. No igal juhul minu isaga oli niimoodi, et mu isa tappis oma venna ära. Ja siis, kui ta mulle sellest rääkis, siis ta ütles, et ma ei saa enam rahu. Et väliselt ütles küll enesekaitseks tegi ja mis iganes, et läksid tülli joomingu käigus aga ma sain ärsku aru, et tegelikult ta kahetseb väga seda, mis ta tegi, ta ei taht seda teha. Aga kui sa oled ise ennast nagu nurka mängid niimoodi, teinud elus nii palju valesi otsuseid ja sa ei oska ise ennast aidata ja ma saan aru tegelikult, me kõik oleme sellised. Me kõik mängime oma elu mingil. See, et mina ei ole ka inimest tapnud või et ma olen võib-olla head elukommetega ja ma olen väärikas inimene ja olen teiste jaoks kas või hingehoidja ja ei ole ühtegi halba teinud, aga see tähendab, et ma võin väga palju valesi valikuid teha, eksida. Ja tegelikult
nähes sellist inimest, ma saan aru, need kurjategijad, nad tegelikult ka põevad seda, neil on vaja, ega nad meelega ei tee seda, nad ikkagi, nad on oma eluga nurka mänginud ja nad ei saa ise, nagu Jeesus ütles, nad ei saa aru, mida nad teevad. Et me ise ka sageli teeme otsuseid ja me ei saa ise aru, miks me seda tegime, miks ma niimoodi sellise valiku tegin. Sest me oleme nagu Jeesus kirjeldas, me oleme nagu kadunud lambad. Kadunud lammas ei tea, kuhu minna, mida teha, ta ei oska. Ja Jumala tegelikult, miks ta siis kohtleb meid kui lambaid, selleks, et me olemegi sellised. Lambad, me vajame karjast, meil on vaja, kes hoolitseb meie hinge eest. Meil on vaja kedagi, kes juhatab meid. Lambad on vaja, neil on vaja juhtimist. Ja kui lammas hakkab niimoodi oinapäiselt käituma, siis ta saabki jamadesse satub, ühel hetkel avastab ennast huntide keskelt. Ja enda arust võib-olla ta puksib, aga ta, ütleme, inimestel me oleme sellised. Aga meil on vaja karjast ja meil on vaja Jeesust, Jeesus aitab meid. Ja kui sa leiad selle koha Jeesuses, sa saad oled nagu Jeesuses üles või tema juhtida või tema kaitse all, tema karjas, siis sa tunned vabanenust ja see on hoopis midagi erilist. Et jah. Aga kuidas ikkagi sellisesse kohta jõuda, et ma mõtlen lihtsalt, et praegu on ka maailmas nii palju kurja, nii palju halbu asju on juhtumas meie ümber ja tegelikult see kõik on väga tugevalt ikkagi rõhub, eriti kui sa oled tundlikum inimene ka, aga kuidas jõuda Jeesusega suhtes sellisesse kohta, et sa tõesti tunned, et sa oled karjase poolt hoitud, et mis on nagu see, mida mina ise peaksin tegema selleks? Kui inimene ta peab ennast nagu nägema niimoodi, et hindama ennast, et muidugi kui inimene, kui me võime ise ennast ka valesti hinnata tegelikult, et me ei oska niimoodi, mis ma ise ei saagi väga hästi teha, et pigem mis saaks on, Jumal kutsub enda juurde inimesi, et kas vastad selle kutsele või mitte, ise ei saa tegelikult usklikuks hakata, ma ei tea. Võib-olla mina ei saa aru niimoodi, et mina saan aru, et see on Jumalapoolne initsiatiiv, tema alati esitab kutse, aga sa tuleb, kas usaldad mind või mitte. Et me elame selles kurjas maailmas. Siin on sõjad, siin on tülid, siin on lahutused, siin on tapmised, abielurikkumised, siin on kõik, igasugust jama, mis see komplekt siin on, eks. Aga Jumal on lasknud meil siin olla ja selles jama keskel, kus me siin oleme, ta kutsub meid. Ja tark on anda ennast tema kätte, et ma ei tea, ju siis see keeruline olukord, mis perekonnas oli ja see kuidagi aitas nagu vähemalt minul, ma saan aru, et ma ei saa ise hakkama, mul on vaja keegi, kes mind aitaks. Ja sageli võib-olla mõnes mõttes, see on halvasti öeldud, aga sõjad natukene puhastavad inimeste mõttemaailma. Et kui on sõda, kui on probleemid, siis sa hakkad nägema asju teistmoodi, et sa ei saagi ise hakkama. Et me elame tegelikult rahuajal siin Eestis ja mujal ka. Et nii lihtne, et ma saan ise hakkama. Aga tegelikult, kui sa oled jõudnud tupikusse, siis sa saad aru, et mul on abi vaja. Ja alkoholikud, kes on oma pered ära rikkunud ja on enda elu tervise ära rikkunud, need saavad aru. Ja parem, mõnes mõttes see on hea, et kui sa jõuad niimoodi sinna üks samm on juba veel surmani minna või oled võlgu isegi veel ühe sendiga surmale, mis iganes, et inimene, see aitab tegelikult. Mina olen aru saanud, et aru saada, et muidugi see tähendab, et sa pead, on inimesi, kelle jääb kõik hästi, loomulikult neil on oma teekond, aga isegi need, kes on kõik on hästi, ühel hetkel saad aru, et vähemalt mina ei ole ju mingid hirmsad kurjasi asju teinud, aga ikkagi ma olen kristlasena andnud aru, et mul on palk silmas. Ühes jutuses saime mainitud sellest, et ma näen asju valesti, ma näen enda mätta otsast, mul on nii lihtne süüdistada teist inimest, mis sina kurja tegid. Aga tegelikult kui sa käid koos Jeesuseks, siis Jumal hakkab näitama sulle, näe, sul on see asi, sa näed valesti. Sa näed seda kurjategijat ka vale pilguga. Ja selles suhtes ongi vaja, et õppida kuulama Jumala sõna, lasta Jumalal näidata ennast ja anda ennast kõigepealt, võib-olla alustuseks peab ennast andma tema kätte.
et tema hakkab näitama meie elu, näitama, kuidas teistesse suhtuda, kuidas suhtuda nii headesse inimestesse kui kurjadesse inimestesse. Nagu me näeme, et Jumal armastab ka kurja inimesi, laseb oma päikest paista kõikide peale, laseb minu peale ja teiste peale. Ja kuidas ta suhtub kurjadesse inimestesse. Et see on väga tema pealt nii palju õppida. Et inimestena me tahame kätte maksta, sest me mõtleme, et see aitab. Me enese rahustuseks maksame kätte inimestele, sest siis ma tunnen, et on õiglus majas, aga tegelikult asjad jääb hullemaks. Ma nägin seda oma isa pealt ja selleks ei peagi palju vaatama ringi, et see teeb ainult hullemaks asju. Aga see, mis Jeesus tegi, see toimib, see on huvitav. See, kuidas ta õpetab, kuidas sa suhtud oma vaenlastesse, see kuidagi, kui Jeesus tegeleb, siis ta tegeleb inimese südameasjadega, see, mis ta sees toimub. Ja kui inimene, kes südames tahtis kurja teha ja ta muutub, ta kahetseb, ta tahab head teha, kahetseb ja ma ei taha enam seda kurja teha, ma ei taha enam juua, ma ei taha enam tappa inimesi, ma ei taha enam, kus see sisemine muutus toimub, selle nimel tasub vaevana, selle nimel tasub sellist inimesi sallida. Aga see on teekond, kuidas inimene jõuab selleni, Jumalani, kuidas jõuab Jeesuseni. Et mõnel võtab see pikalt aega, see on protsess ja meie kristlastena peaksime olema need, keda Jeesus läkitab nende juurde. Oleme olemas nende jaoks, sest nad vajavad abi. Meie esindame Jeesust kristlastena ja kui me ei lähe selliste probleemsete inimeste juurde, kui mina nagu ei läheks, siis minu osa on jäänud tegemata. Et see Jeesus, kes minu südames elab, ta tahaks minna, aga ta ei saa. Et kui mina ei taha minna. Et siis ma olen oma võimalused elus maha mänginud. Ja ma arvan, et kõik kristlased me mängime väga palju tegelikult maha, aga lihtsalt, et kasutame neid võimalusi, mis on antud ja vaata, mis juhtuma hakkab. See on nii põnev, mis on juhtuma hakkab. Tegelikult mu isa enne surma, ta tapeti ära tegelikult. Et enne, kui see juhtus, et ta palus mitu korda paletada enda eest. Ja ma paletasin tema eest viimaste korda, kui ma veel nägin teda. Mäletan, see oli nii õige, mis ta mulle ütles, et ma olen nii rikutud inimene, aga sina käi seda teed, see on õige tee, mida sa käid, ütles mulle. Et ma algul alustas mind, kui ma sain kristlase koguduses hakkan käima ja ütles, et ta oli kohe mures ja hakkas isegi halvustama, ütles, et sa ei olegi minu poeg ja nii, ja elas välja. Aga siis, kui elu lõpus, ütleme enne surma, siis ta nagu, ma sain ta paletada, siis ta nagu rääkis, et see on õige tee, mis sa teed, käi selles. Ja see ongi, et kui sa nagu teedad oma rolli, oled olemas inimese jaoks, ei vasta talle kurjaga, tahaks mõnikord võib-olla öelda, aga kui sa ei vasta sellele, siis see muudab. Kui sa käitud nagu Jeesus, õpid nagu Jeesus käituma. Jeesus õpetab meid oma lapsi, kuidas õieti käituda ja kui sa teed ka selle järgi, siis Jumala ligivalek tuleb ja teeb koostööd sinuga ja muudab teist inimest. Ma usun, et katkised abielud võivad selle läbi paraneda, kui sa teed koos Jeesusega. Et Jeesus talus inimeste pilget, teda hoobiti kividega Jeesust. Teda halvustati, räägiti taga teda, Juudas andis ta ära. Me inimestena kogeme ka erinevalt neid olukordasi, aga see, kuidas ta käitus, see, kuidas ta Juudasega käitus, ütles talle sõber, ütled sa reet ja selline, ei ta ütles sa sõber. See, kuidas sa suhtud temasse, see määrib, mis sõnu sa kasutad selle inimese kohta, see muudab nii palju. Me teame, et Juudas pärast südametunnistus piinas, mis ta tegi, et ta andis Jeesuse ära. Et see nii palju õppida Jeesuse pealt ja kui me õpime Jeesusest, me saame nii palju inimene, kes plaanib kurja teha, ta saab muutuda. Et see võimalus tekib ja mul oli üks kogemus ka võib-olla, kui ma võin sellest rääkida, et mul tuli üks kamp, olin mingi õhtu hilja tulin poest ja tuli üks
pätikamp mulle niimoodi piiras mind ümber kinni ja üks oli väga purjus, ütles, ma tahan sul peksa anda, tead. Pimedas sellises tänavanurgas, tänava koha peal. Ja et noh, tahtsid ennast lõbustada ja oli siuke lugu, et ma olin tegelikult väga siukene masenduses. Kuidagi ei olnud mingit ülevat meeleolu või et ma oleks siukene vägev mees. Täitsa siuke masendav olek, kõht oli tühi, läheks koju, hakkad veel süüa tegema kell 11 või mis see oli, pime niimoodi ja tahetakse veel peksa anda sisse. Vaata, masendatud inimestel on lihtne peksa anda. Ta on nõrk, sellel peabki peksa andma. Kampades ma olen kuulnud, kuidas mõned räägivad. Ja siis aga sel hetkel ma olin kristlane juba ja ma vaatasin, et nüüd läheb andmiseks ja täna on siis see päev, mil ma peksa saan. Aga igal juhul ma mäletan, kui nad olid mul seal ümber niimoodi, siis kuidagi mu sees tuli, et ei saa mulle mitte midagi teha. Et siis üks küsis, et kuidas me saame teha, kohe saame näha, mis sa saad siin. Ja siis ma ütlesin, et see, kes on minuga, on suurem kui see, kes teie kõikidega. Ja siis see üks noormees siis, kes oli väga purjus ja tema nii äkki mind ei huvita, kas see on sinuga ei ole või kes sinuga on. Üks küsis, et no, kes see siis on sinuga, siis ma ütlesin, et Jeesus. Aga see teine, kes oli purjus, et ei, mind ei huvita, ta virutas siis oma rusikaga. Aga mul lihtsalt automaatselt nagu blokkisin ära selle. Ta oli natuke purjus, ta ei suutnud nagu koordineerida ennast ja igal juhul ta peale sellist plokki ta oli seljaga minu poole, siis ta pööras ümber. Ja siis ütles, et aga mina usun ka Jumalasse. Ma olen küll väga paatune inimene, aga ma palun andeks ja siis on jälle kõik korras. Tead, mis ma selle peale ütlesin? Ma üldse ei mõeld selle ka. Ma ütlesin, et tead, Jumala sõna ütleb, et ilma verd valamiseta ei ole andesandmis olemaski. Selle peale see mees ütles, et lähme siit minema kohe. Võttis oma sõbrad ja läksid minema. Ja ta üks tahtis veel küsida midagi, selle Jumala kohta midagi. Ja ütles, et ei, lükkas nad minema, läksid minema. Siis ma mõtlesin, mis asja ma nii halvasti ütlesin neile. Et mida ma neile rääkisin, ma verd valamist ei ole andesandmis olemas, mis jutt see on, ise ei saanud arugi, mis ma seda ütlesin. Tegelikult see oli Jumal, kuidas kaitses mind tegelikult. Jumal juhib nende inimeste mõtteid ka, võib-olla nad mõesti mõtlesid, et nüüd läheb kaklemiseks. Aga see üks nendest noormeestest, kes seal tollal oli, tuli kogudusse nüüd mingi 3-4 aastat tagasi. Ja see kõnetas teda, see, mida me rääkisime, see, mis seal toimus. Et see, kuidas sa käitud inimeste, vaenlastega, see, kes tahab sulle kurjas, sa võid nagu seal, see väga määrab, kuidas sa käitud, kui sa käitud koos Jumala, kui sa annad ennast Jumala kätte. Sul ei pea olema mingisugune, sa ei pea eriline inimene, sa ei pea olema koolis õppinud või lihtsalt usaldad Jumala kätte. Ma paletasin tol ajal väga palju ja kuigi ma ei olnud eriti vaimus, ei pidanud ennast vaimus olevaks, aga olin suht masendas meeleolus. Aga Jumal aitas mind selles hetkest ja inimene, üks tuli kogudusse sellest ja usaldab Jumalat ja Jumal saab kõnetada inimesi nendest erulites olukordades. Et see on väga oluline. Ma arvan, et ka sõjaolukordades, kui tuleb, et Piibel ütleb, et on aeg sõjale, aeg rahul. Et see, kuidas sa käitud, see on väga oluline. Kas sa käid koos Jeesusega, siis Jumal saab muuta olukordasi. Loomulikult peab paletama, loomulikult peab otsima Jumala riiki, Jumala tahtmist. Aga kui sa ennast annad tema kätte, siis Jumal saab kasutada ja muuta teiste elu ja eelkõige muutuma ka ise. Et tõesti väga-väga inspireeriv lugu, mis sa just jagasid, et tegelikult kuidas Jumal võib meie eludes tööd teha niimoodi, et me võib isegi alati ei taipa, et ta olemas on ja tõesti teeb seda tööd, et võib-olla alles hiljem tuleb see välja, aga praegu rääkides ikkagi sellest, et maailmas on nii palju sellist rasket rõhumist ja just ka nagu inimestes endas sees. Kas sa nõustud sellega, et tegelikult Jeesusega käies see tee ei olegi eriti lihtne? Jah, ma leiangi, et ei peagi olema lihtne. Tegelikult see aitab meid, kui on kitsas tee. Ja Jeesus ütles, et minge sisse kitsast väravast ja
ja kitsas on tee ja et ma arvan, et ega me muidu ei jõuakski pärale. Et see tegelikult väga aitab, me peaks üldse mõtlema, nägema nii, nagu Jumal nagu näitab ja on õpetanud. See tuleb meile väga kasuks mõte, kui alkohoolik joob ja tal ei olegi pohmelli. Ta jookseb surnuks noorelt juba. Ja kui sa saad haiget sulle ja siis paned käe kuuma pinna peale ja sa ei tunnegi mitte midagi. See, et on meil nagu kitsad olud või tegelikult mina leian ka kiusatused. Et loomulikult Jumal ei taha, et Jumal ei kiusa meid. Aga see, et meil on kiusatused siin maa peal, see, et meil on nagu väljakutseid või on näiteks andeks andmatuse, ei taha anda kellelegi andeks, kes on kurja teinud või mis iganes kiusatused, seksuaalsed suhtetasandis erinevad ja mis iganes. Et need on tegelikult aitavad, me peaksime mõtlema kui need tegelikult aitavad meid. Mina näen niimoodi, et muidu sa ei palugi Jumalalt abi üldse. Sa saad väga hästi ise hakkama muidu. Kui sa ise hakkama saaksid, siis ei ole Jumalat vaja sul. Siis saaks, ja me teame, et inimesed lähevad tegelikult ikkagi varem või hiljem katki. Et nad eksivad nii ära, et nad ei saa sealt enam välja kuidagi. Et ütleme, kas oma isa pealt ma nägin, et inimene eksis nii ära. Ütles mulle, et ma ei saa enam siit välja, ma ei tea, kuidas siit välja saada. Ma ei saa ise ennast enam aidata. Et ta põhimõtteliselt juba elus olles juba mattis ennast põhimõtteliselt maha. Ta rääkis mulle, et ma ei saa enam, ma olen nii enda elu ära nii rikkunud. Ma ei oska sellega enam korda teha. Ma rääkisin küll Jumalast talle, aga ütleme, kui sa oled teatud tagajärjed juba käivad sinuga kaasas, tegelikult see aitab tegelikult inimest tulla Jumala poole. Kui mul poleks probleeme olnud näiteks perekonnas või vaevalt ma oleks hakanud Jumala poole pöörduma. Kui poleks mootoritest ära varast, milleks seda valetada vaja. Aga vaat, kui on mure, kui sa oled kitsas olukorras, siis see tegelikult väga aitab. Ja ka kristlastena olles meil on ka kiusatusi ja väljakutseid ja probleeme ja haigusi, mida kõike, mis me elus on, eks kellegil on. Et tegelikult see on üks hea võimalus, et mina näen niimoodi, et iga probleem on üks sinu võimalus tulla Jumalale lähemale. Et üks võimalus võita see lahing, üks võimalus kogeda Jumalat väga erilisel moel. Mina olen kogenud, mida raskem on olukord olnud, seda lähemal on Jumal. Jumal tegelikult tahab meile lähedale tulla. Me ei lase teda. Kui sul on hea elu, sa oled nagu loid. Mina leian, vähemalt minu puhul on, ma usun, et paljudel elus on nii. Et sa ei võta asju väga tõsiselt, aga kui on probleemid on, siis need ei ole mänguasjad, need on tõsised. Kui inimesel on väga probleem, siis ta võtab seda asja tõsiselt. Jumal tahab, et seda suhet temaga samamoodi võetaks tõsiselt. Ja mõnikord see lihtsalt aitab. See ei tähenda, et Jumal nagu saadab meile neid probleeme või ta tahab, et meil oleks see. Ma ei usu seda, et Jumal ei kiusa meid, aga ta kasutab neid ära. Ja selles suhtes see kitsas tee, need rasked olukorrad, need aitavad tegelikult. Ta kasutab neid isegi halba, kasutab meie heaks ära. Piibel ütleb, et ta pöörab kõik heaks neile, kes teda armastavad. Et selles suhtes me ei peaks kartma neid väljakutseid ja neid raskusi. Me peaks tõlgendama need õieti. Et mõtleme, et see on üks minu võimalus jõuda Jumalale lähemale, saada kätte seda, mida ma muidu mitte mind ei huvitaks ka see asi üldse. Ja Jumal tahab, et me saaksime osa sellest, mida ta meie jaoks valmis pannud. Ja seda saab ainult kitsal teel. Et siuke lugu. Eks see on ilmselt hästi inimlik see hirmutunne ka, et hoiduda eemale sellistest asjadest, et tegelikult me võib-olla isegi teadlikult mõnikord matame ise need probleemid ära ja teeme näo, et kõik on hästi ja kõik on korras lihtsalt selleks, et hoiduda ära sellest valust ja sellest murest, et see on nii hea tegelikult, et sa ütled, et see tegelikult toob Jumalale lähemale, kui me laseme sellel juhtuda ja laseme Jumalal tulla enda ellu ja tõesti tulla aitama meid päriselt, aga kas sa tunned, et sinu elus on see ka mingi selline oskus, mida sa oled pidanud õppima, et kuidas Jumal päriselt enda ellu lasta või on see ikkagi selline asi, et kui kord juba ukse lahti teed, siis see uks on avatud?
meie oleme need, kes uksed kinni miskipärast hoiavad kogu aeg, et Jumala suhtes, et aga Jumal ikka kutsub aeg-ajalt, et see on olla, noh, vot ongi. Ütleks niimoodi, et kas enda abielu mainides natukene, et oled armunud, eks, ja siis mõtled, ma olin 10 aastat kristlane, enne kui ma üldse abiellusin, jõudsin sinna naise võtuni. Ja ma mõtlesin, ma olen ikka tubli abielumees. Oi, ma olen tubli, lugesin piiblist peaaegu, no ma ei tea, kõik kohad läbi. Ja no käisin koolitustel, meesteteenistustel, kõik kohad käisin läbi ja siis ma mõtlesin, nüüd ma olen mees, kristlik mees, tubli mees. Ja siis, kui olin abielu, siis kõik varises kokku. Mõtlesin, et ma olen nagu, selles mõttes väljakutset olid nii, mida ei osanud oodatagi. Välja, et ega see oli nagu see Toots ütles kiire, vot see, mis sa nüüd enne, see oli teooria, aga nüüd on praktika. Abielus on praktika. Vot siis tulen seda aru, et tegelikult see kõik oli tore, see oli väga vajalik, mis enne abielumist oli, mida ma tegin. Ja ma soovitan iga mehel, kes tahab nagu abielus, lugege Jumala sõna, käige koos Jumalaga, palvetage. Aga praktikas siis pannakse sind proovile ja ma arvan, et mul oli päris korralik proovile panek ja ma sain aru, et minu sees on väga halvad asjad, mida ma ei aimanud ka, et minu sees sellised asjad on. Kas sa tahaksid mõnda avada, et võib-olla keegi teine võib ennast samamoodi tunda praegu näiteks? Ütleme, mul sünnis poeg. Meil oli väga majanduslikult väga keeruline olukord. Ja ühel hetkel, me tülitsesime abikaasaga, ütleme, ja ma ühel hetkel avastasin enda sees, mida ma mitte kunagi vallalisena, ma isegi luban mõelda sellist mõtet, et ma lahutan. Sihukest mõtet, täiesti, see oli null, ma isegi kordagi mõeldki sihukest asja. Vot siis esimest korda mõtlesin, ma ärsku avastasin, ma ei taha enam temaga elada, ma ei suuda sellise pingega elada. Ma avastasin ja siis ma läksin palvesse, ma olin juba, see palveharjumus peab tekkima, läksin palvesse, ma rääkisin Jumalale, ma ei taha enam olla abielus. Ma ei suuda olla, me teeme üksteisele haiget, tema teeb mulle, mina teen talle, milleks jamada. Siis avastasin, et kuidas minu sees sellised asjad üldse said olla, aga olid. Vaata, teooriat, saad aru, teooriat on maja, aga see ei aita. Praktikat on, Jumal tahtis, et sa oleksid kitsas kohas, et sinu sees tuleksid need asjad tegelikult välja. Et sa saaksid aru, et kes sina oled ja kes on siis Jumal. Ja siis ma sain aru, et ma ütlesin Jumalale, et Jumal, ma palun, näed, mu sees on selline asi. Minul on sellised tahtmised. Ma tahan teistmoodi. Et Jumal, ma ei saa hakkama sellega. Palun aita mind. Ma tean, et mu isaga oli probleemid. Ma vaatasin, mu isa käitus. Ma avastasin, ma käitun nagu mu isa. Kuigi ma ei ole alkoholiga tegelemist, aga mu isal oli ka perega probleemid. Ma avastasin, ma käitun nii sarnaselt. Ma sain aru, et ma olen samasugune kadunud inimene. Ma võin nii metsa oma elu minna. Nii ära rikkuda selle. Siis ma sain aru, Jeesus, mul on sind vaja. Kui sa mind ei aita, ma rikun oma elu nii ära. Ma hakkasin ennast kartma, mida ma teen, mismoodi ma elan, kuidas ma käitun oma abikaasasse, kuidas ma suhtun, mismoodi ma reageerin olukordades. Ma hakkasin ennast kartma, äkki ma rikun oma elu nii ära, et õudne. Siis ma hakkasin, Jumal, tule appi mulle, aita mind, õpeta mind, kuidas oma armastada abikaasat, kuidas lastega tegeleda. Tundsin, ma vajan abi. Enda arust olin kõva mees, sain hakkama väga hästi, mis iganes, aga see ongi, et sa näed ennast läbi enda palgiga. Palk silmas, sa näed ainult seda, mida sa tahad ja mis sulle meeldib ja sa näed teiste vigu ja loomulikult. Aga võt siis, kui ma olin palves Jumala ees, siis Jumal hakkas rääkima. Ma sain aru, et mul on maja ja nii põnev oli. Sellel raskel hetkel, kuidas Jumal hakkas mulle rääkima. Siis ta hakkas rääkima, kui sa oled kitsas olukorras. Ta ütles mulle, mis ma sulle ennem ütlesin, kui sa abielu ettepaneku tegid, mis ma sulle rääkisin. Ta tuletas mulle meelde seda, mida ma olin ära unustanud. Et oled juba aastaid mingi 5-6 abielus, sa unustad ära, mis sa rääkisid. Ma mäletan selle hetke, mis on väga oluline, kui oled kristlane. Mina soovitan enne, kui üldse abielu ettepaneku teed, meestele räägin, et rääkige Jumalaga nendest asjad läbi.
Küsige Jumala käest, et ma mäletan enne, kui ma tegin abielu ettepaneku, küsin Jumal, kas see on ikka õige asi, mis ma teen. Kas see on õige inimene, kellele ma teen. Palun räägi mulle, ütle mulle midagigi vähemalt. Ma tahtsin saada kinnitust, et kui sa oled mu isa, siis palun räägi mulle. Ma ei taha teha omast tarkusest, ma olin enda arust tubli kristlane, palvetav, piiblit lugev, piibel, no ütleme, tead väga palju piiblist, aga ikkagi, Jumal, ma võin ikkagi eksida ja ma palusin, et palun kinnita kuidagi moodi, et ma teeks ja siis Jumal andis mulle kirjakoha. Et kirjakoht oli järgmine, armasta oma naist nii, nagu Kristus armastab kogudust. Ja mul, kui ma selle kirjakoha sain, siis okei, selge, nüüd on rahu majas. Ma sain aru, et roheline tuli läks põlema, nüüd võib minna. Ja tegin ettepaneku siis, kui ma olin sellised abielu nii-öelda lahutuse mõtted, siis Jumal tuletas mulle selle kirjakoha meelde. Mis ma sulle ütlesin? Tuletas mulle, mis ma sulle ütlesin algusest. See või, armasta teda nii, nagu mina armastan kogudust. Aga kuidas sa siis kogudust armastad? Siis tekkis see küsimus. Sa saad aru, et Jumal armastab. Ja ka kogudus on ju samamoodi, kõik on seal puudulikud ju. Kõik on vigadega. Tuleb inimene on mõrvanud inimese ära. No mis kristlane sa oled, eks? Aga Jeesus armastab teda. Abielurikkuja inimene tuleb. Jeesus kohtles, kuidas ta kohtles nendesse, kuidas ta armastab kogudust. Selleks peabki mees teadma, kuidas ta armastab, kuidas Kristus armastab kogudust. Siis ma hakkasin mõtlema, et ega Kristus kannatas tegelikult kogu aeg. Jumal kannatab inimeste pärast. Nad teevad nii palju kurja, nii palju valesti ja nad teevad vastu Jumala tahtmist. Ta ikka armastab neid. Me käitume Jumala vaenlastena. Mõni sõimab ja ütleb halvasti Jumala kohta. Piibel ütleb, et ta armastas meid siis, kui me olime tema vaenlased. Ta armastas siis, kui me olime Jumalale vastikud, tema vaenlased, sõdime tema vastu. Ta armastas meid. Vot niimoodi peab mees armastama oma naist. Mõtleme, nagu vastu enda tahtmist. Mõtlen, et on väljakutse alles. Ma pean nüüd niimoodi oma abikaasad armastama. Ja vaata, kui sa sellise nagu olukorras oled, siis ma avastasin, et läksin sinna abikaasa juurde tagasi. Ma ei jõudnud talle veel midagi öelda, mõtlesin, et lepime ära. Ta ütles, et kuule, ärme enam tülid. Et kuidagi Jumal tegi temaga, sel ajal, kui mina palvetasin, tema tegeles temaga. Ja et tahtis, et kuule, nii vastik on tülid, seda ärme tee, kuidagi lepime ära. Ja mõtlesin, et vaata, kui hea on ikka koos Jumala asju ajada. Ta tegeleb ise seisvalt. Mina ei peagi teda ümber muutma ja parandama. Jumal tegeleb ise temaga. Ja siiamaani, mõnikord ikka oleme raksus, aga saame hakkama, et mulle meeldib see, kuidas Jumal õpetab, kuidas kristlasena elada, kuidas isegi kui sinu abikaasa käitub nagu sinu vaenlane, kuidas sa teda peaks armastama ja kõige põnev on näha, kuidas see muutub kõik täiesti teistmoodi, kuidas Jumal sekkub. Ja ma arvan, et need on need võimalused. Iga kord, kui keegi on tülis näiteks oma abikaasaga, see on sinu võimalus. Kuidas Jumal saab sekkuda olukorda. Kasuta seda kui võimalus, mitte kui vastik olukord, vale inimesega abiellusin, see ja toda, ei. See on sinu võimalus, kus Jumal tuleb, saab tulla. Lase tal tulla enda ellu. Las Jeesus kasuta seda võimalust ära lase seda raisku minna. Ma ütlen, väga paljud inimesed lasevad probleemidel raisku minna. Ega probleemid niisama ei teki. See on üks võimalus, kus Jumal saab sekkuda, ära lase seda raisku minna. Et mina kasutan neid võimalusi, ma ei tea, igalühel on muidugi erinevad olukorrad, aga mina usun, et mina olen vähemalt võtan niimoodi, kui mul on probleem, siis see on minu võimalus, kus Jumal saab tulla ja muuta ja parandada ja tervendada ja teha imet. Väga ilus mõte, aga rääkideski muutustest, siis kuidas sa ise tunned, et kuidas viimaste kuskil 3–5 aasta jooksul, kuidas sinu suhe Jumalaga on muutunud? No, muutunud on erinevalt, et kui ma olin noor, tulin kogudusse, siis ma olin väga noored ikka, äksi täis ja kõike erinevat, aga nüüd on nagu, tead, ma olen kogu aeg mures oma elu pärast olnud. Siis, kui ma olin noor, siis mul ei olnud midagi meeldinud aga ikkagi ma olin teistmoodi, aga asjad ikka muutuvad.
on keskealine, nüüd olen teistmoodi mures enda pärast. Mõtled küll, et vaata, tahaks nagu see nagu noorena olid, et selline hästi aktiivne ja tegid, lendasid ja panid pea ees vette ja jumal kõndis praktiliselt nagu vee peal, noh, küll mitte füüsiliselt, aga ma tegid siukseid asju, mida ma enam ei julge teha. Aga siis sai tehtud, et noh, piiblikoole minek niimoodi täitsa nagu, ma ei tea, ükski normaalne niimoodi ei lähe, mida mina tegin, aga Jumal tegi imesid, täitsa hämmastav. Enam niimoodi ei julge minna. Aga noh, nüüd on teistmoodi, et nüüd olen nagu küpsuse aeg ja, aga ma usun, et Jumal on igal ajal. Ta tegutseb igal ajal ja noh, nüüd ongi see, ütleme, hingehoidliku teemas vaja teiste probleemidega hakata aitama neid või olla olemas nende jaoks ja toetada neid ja õppida kuulama ja praktiseerima seda ka, mida olen õppinud ja eks neid väljakutseid on ikkagi vaja. Noore seas on teised väljakutsed, keskiajal teised, vanema seas veel teistsugused ja et eks neid on jah, aga noh, Jumal tollal, siis kui veel Jumalat ei tundnud, piiblit ei tundnud, siis oli nii huvitav seda piiblit lugeda, aga nüüd on see väljakutse, et nüüd sa tead ju kõike, enam ei ole enam võib-olla nii huvitav, nüüd ta räägib nagu detailidest teistmoodi. Räägib nagu sügavamalt. Et vanasti, kui lugesid, siis lugesid terve pika loo ära, see oli nii nagu muinasjutt lugejad, noh, muidugi see piibel ei ole muinasjutt, aga see on üks lugu ja mis kõnetab ja mis nii aitab ja see on nii vajalik, aga nüüd hakkab Jumal räägib nagu teistmoodi. Näitab olulisi asju, mis täna on vaja ja teiste jaoks samuti ka. Et ta nagu teeb elavaks. No, Jumal on nii noorte jaoks Jumal kui vanade jaoks ja kui ka surijate jaoks on Jumal olemas. Et ta räägib igal ühel erinevalt ja no, ma ei tea. Ma ei oska detaile välja tuua, mis ta praegu nii on, aga jah. Aga siit võib-olla jätkuks ongi hea küsida, et kas sul endal on mingid sellised igapäevased rutiinid, kuidas sa seda suhet Jumalaga lood või on mingid kindlad tegevused, mida sa teed? Minu üks kõige kindlam, mis ma olen juba, ma ei tea, vist 15 aastat või rohkem, mida ma alati üldiselt hoian, kuulan piibel kaanest kaaneni. Mul on piibli lugemisega tõsiselt nagu, noh, ma olen lugenud küll piiblit, aga vanasti rohkem. Aga nüüd võtta tööalaselt ja no väga raske on seda aega võtta, et siis ma kuulan. Ja see nii aitab ja sealt ma otsin, kui mingi küsimus on, ma otsin, siis ma otsin selle, mis selle teemaga läheb ja siis ma loen. See on üks minu rutiin, mida ma kindlalt teen. Ja noh, muidugi ka mõtislen palves tavaliselt siis, kui kõik magavad öösel nii-öelda, siis kui on minu aeg nii-öelda, kus ma saan, mulle meeldib niimoodi massides uurida Jumala sõna või niimoodi. Ma tahan vaikust ja rahu ümbruses, et sa paremini saaks kuulata. Müra keskel on väga raske. Tööalaselt ka, kui pead mingit tegema, see on keskenduma mingi tööalale, siis on väga raske. Või noh, peres ka oled ka, et noh, mõned saavad väga hästi hakkama müra keskel, aga mina ei saa, mul on vaja privaatset ja vaikust ja häirivad asju ei oleks. Siis ma isegi piibelkaanes, kui ma kuulan, siis on nii palju selliseid segavaid faktorid tuleb, mis iganes, aga kodus, kui on niisugune privaataeg, siis see on väga oluline minu jaoks, et kuulata. Ma eriti palju isegi ei loegi, vaid ma õpin, kuulan. Kuulan, mida on Jumala rääkida ja sageli, jah, siis ei peagi väga ise rääkima. Ei peagi paletama, lihtsalt õpid kuulama ja sellest piisab, et pärast on nii olla, kui sa oled kuulanud. Ja mõnikord ma olen kurb, et ma ei ole kuulanud, ma olen lihtsalt kas väsinust, lihtsalt läinud magama ja siis on pärast kurb olla, et tegelikult on Jumal nii väga tahab rääkida. Hiljem saad aru, et kui sa ei oleks nüüd kuulanud, siis sa oleks sellest ilma jäänud. Sa võtta appi ja et ma kuulasin. Ja selles mõttes piibel ütlebki, et täna ka kirikus öeldi, et Jumala sõna uuri Jumala sõna nii päeval kui öös. Mina olen seda öösiti rohkem teinud. Et päeval on natuke keerulisem. Kes saab, andke päeval minna. Aga minul on see uurida kõige parem on mõnus. Ja kuulata.
Mhm. mis veel, noh, palvetan aeg-ajalt ja käin, ma olen reeglilt teen ikka palvet, noh, ütleme, kui koguduses on niimoodi või noh, väga oluline palvetada, et just seda otsida ja ka teistega koos oluline on väga palvetada, et see avab teistsugused, Jumal kõnetab kuidagi teistmoodi. Jumal tahabki, et me koos oleksime ka, et seal, et ei ole niimoodi, et ainult privaatne niimoodi, et Jumal kõnetab ja teeb teistmoodi. Ta tahab, et inimesed ka koos oleksid. See on ka väga oluline, kui koos palvetatakse, siis õpid ka teistega arvestama. Teiste palveid, teiste palvete kaudu Jumal kõnetab väga palju. Aga rääkides palvedest, kuidas siis hakkama saada selliste tunnetega, et kui sina palvetad millegi, sul on mingi raske aeg elus ja siis Jumalalt ei tule seda vastust, no kuidagi ei tule. Ja võib-olla ei tule täna, ei tule homme, ei tule ülehomme ja samal ajal sa kõrval näed, kuidas kellelgi on ka võib-olla veel raskem probleem ja see võetakse nipsust ära. Et kuidas siis inimesena hakkama saada ja kuidas mitte pettuda Jumalas? No meie usuisa 25 aastat oli vist või? Ei, 20 aastat. Millal see Jumal üldse hakkas vastama? Abraham palus last, Jumal tõotas, sa saad lapse ja läks 20 aastat, kuule, see natuke üle mõistuse pikk aeg, eks. No ma lugesin seda, siis 25, minu asjad, siis see on palju väiksemad mured, et ega see ei aita, kui me siin muretsemine. Jumala käes on niikuinii asjad. Tema teab, millal see õige aeg on. Mina pole ise veel jõudnud sinna oma asjadega, oma arusaamistega või kasvanud vaimselt asjadega. Et lihtsalt usaldada, et küll Jumal ei jää kunagi hiljaks. Me võime ise hiljaks jääda oma asjadega, aga Jumal ei jää hiljaks ja ta teab, mis ajas sa oled. Et noh, muidugi tekivad sellised pahandumised, näed, temale vastas kohe, miks mina pean kannatama aga see on, ütleme, lasteaia teema, vaimulik lasteaed, et sa peab kasvama sellest välja lihtsalt, et õppima Jumalat tundma ja meie usuisa pealt õppida. Vaata, kus mees oli kannatlik ja vaata, mis tegelikult, mida hiljemad asjad tulevad, seda paremad asjad on. Seda võimsamad, see, mis kähku tuleb ja kergelt tuleb, nagu üks klassikud ütlevad, et kergelt tuleb, see kergelt läheb. Sa ei hooli neist asjad, aga kui sa ikka aastaid panustad, paned südame sinna, siis see on tähtis sinu jaoks. See on oluline ja sa väärtustad seda palju enam. Ja vaata, Jeesus on ju mitu 2000 aastat ära olnud. Kõik ootavad, no millal sa tuled ju ükskord. Aga mida hiljem tuleb, seda väärtus, see ootus läheb nii suureks, siis see on nii tähtis sinu jaoks, kui sa ootad seda. Ja noh, see küpsevad asjad, ega see on see aeg, ega sa peagi seda kõik kätte ka saama. Mõnda asju me ei saagi kätte. Aga see, et sul selline palve on, et sa saad midagi erilisemat. Jumal teeb võib-olla vastu hoopis teistmoodi ja midagi hoopis erilisemat. Piibel ütleb, et me ei oska isegi paluda seda, mida tema on meile valmis pannud. Ta on palju suuremat palunud. Sul pole mõistust seda paludagi, sa ei oskagi seda paludagi. Sellepärast tulebki õppida teda usaldama. Ja siis, kui sa selle kätte saad, siis sa oled üllatunud. Appi. Hea, et ma ära ootasin, hea, et ma nagu virisema, aga noh, võib-olla vahepeal virisesime ka, aga tasub ära see kannatus ja see on super, mis Jumal on valmis pannud meie jaoks. Aga otsida selle ajal ikkagi tasub ja Jumal kinnitab ka selle teekonna. Ta teab, et meil on väsime ära, meil on tüdimus ja kadedus tekib teiste peale vaatad ja vihastumised ja kõik, aga see on selle eluga kaasnev paratamatu nähtus ja see on loomulik tegelikult. Sellel hetkel, selles olukorras, selles supis keeda, see tuleb kasuks. Meie elus langevad need asjad maha, mis peavad maha langema ja need suhtumised ja hoiakud ja need on mööduv nähtus. Ehk siis võikski öelda, et tegelikult me inimestena ise paneme endale võib-olla liiga palju seda survet peale, eks ole, et ei saagi kõike kohe nüüd ja praegu alati tahta. Ega ei peagi kõike kohe saama ja pealegi selle ootuse ajal me muutume väga palju ja küpseme ja muidugi ega maksa ka enda tahtmist, ega me palume ka oma tahtmist väga palju ja see
ega seda ei peagi saama. Ikkagi peab õppima. Ühel hetkel saad aru, et see, mida mina tahtsin, see ei olnud üldse hea. Pärast saad aru, et see oli nii halb asi tegelikult. Siis saad aru, et Jumal tahtis sul palju paremat. Aga sa ise, võt meie mõistus on nii piiratud, me ei oska sellest aru saada. Aga lapsed ka ei saa aru, tahavad mingit ühte mängu asja, 2, 3, mitu last tahavad ühte mängu, kisuvad selle pärast ja siis kui kätte saavad, siis ega see polnudki suurem asi, mille pärast tülid seda nagu, et sellised inimestena oleme, et palume Jumala käest ka palju asju ja siis minnakse veel tülli või võib-olla nende asjade pärast teiste inimestega ja pärast tuleb välja, see oli mõttetu asi. Et Jumal on palju head meile valmis pannud, me lihtsalt ei oska seda usaldada või me ei viitsi isegi süveneda. Kui mul on küsimused, millest ma aru ei saa, ma loen piiblist. Jumal, tegelikult on piiblist nii palju asju, kõik on kirja pandud, mis sinu eluks on oluline. Kõik need küsimused, mis inimesed üldse tekivad, need on otsitavad. Sul on võimalus üles leida, need on leitavad. Et Jumal räägib sellest. Minu näiteks, kui ma olin veel vallal, nii huvitas see abielu teema. Ma tegelikult, miks ma seda otsisin, sest mul ema, isa lahutasid ja neil tülid ja mind hakkas huvitama. Ma ei taha, et minu elu läheks niimoodi karile, nagu minu vanematel oli. Ma õppisin, kuidas seda siis õieti teha. Ma hakkasin otsima, hämmastavalt palju räägib Jumal, piibel sellest. Isegi sellest, mida sa ei oska niimoodi otsida, aga ta Jumal lihtsalt kõnetab sind selle hetkel, kui sa otsid. See protsess, selle hetkel Jumal kõnetab, räägi hoopis mingist teisest kirjakohast või teisest teemast, aga see kõnetab kuidagi nii tugevalt sind ja see nii aitab. Ja ma arvan, et see otsimine ongi oluline. Sa otsid tegelikult Jumala riiki ja tema tahtmist ja sel hetkel sa küpsed, asjad muutuvad ja see on väga oluline ja leiad Jumala. Õpid Jumalat tundma, näed, milline on Jumala iseloom ja see on nii põnev tegelikult. See on nii huvitav jah, et tegelikult meil on nii lihtsad vahendid antud, aga tihti me ei taha võib-olla neid lihtsaid vahendeid kasutada, et Jumal ei ole tegelikult ju väga keeruliseks teinud seda, et me saaksime tema käest abi küsida, aga ometigi me ikkagi satume nendesse raskustesse ja vahel isegi täitsa sellisesse trotsime Jumala vastu, eks. Aga rääkides sellisest Jumala teenimisest ja Jumala tööst, et sina ju tegelikult väga palju teed seda, aga praegu on kuidagi ühiskonnas ka võib-olla tõusnud just kristlaste seas üles see, et kuidas siis ise seal teenimises ellu jääda, et mitte liiga palju nagu seda koormat endale peale võtta, et kuidas ära tunnetada see, et millal on õige öelda jah ja millal on ei, sest me tegelikult väga palju hakkame iseennast jälle selle koha pealt võib-olla piitsutama, et tundma ennast süüdi mingites asjades, kui me ütleme millelegi ei, et kuidas sina näed seda? Ma olen ka väga halb ei ütleja, ma olen liiga palju mõnikord võtnud kaela omale. Aga ega nii õpidki. Astud oma ämbrid ära ja siis õpid, et äkki teistmoodi, aga ütleme, ma kasutan ikka need võimalused ära ja ühel hetkel saad aru, et muidugi pere aitab ka, vaata kui oled pereinimene, siis abikaas ikka annab märku sulle, et sa oled ikka liiga palju pühendanud millegile asjale, et oma pere ja nii ja naa, et on ka vaja, et siis tulebki kuulata oma inimesi ka enda ümber, abikaasat ja seda on muidugi raske, tead, kui sa oled niisugune lendaja inimene, siis maa peale tulla on väga raske, aga hea, kui on selline inimene, abikaasa, kes tirib sind maa peal, laseb õhupalli, torgab läbi kokku ja siis on hea. Tegelikult, kuigi see ei meeldi inimestena meelde, et ikka tahaks nagu lennata aga see on vajalik, et üks abikaasa aitab, aga muidugi kui ise ära väsid ka nagu, et põled läbi võib-olla niimoodi või, et selline oht on märkad, siis tasub märgata neid asju, et Jeesus ütles, et kui sa oled selle maailma kasuks saad ja hingele kahju teed, mis kasu sellest on, et sa pead ikkagi mõtlema, et Jumal ei ole vaja, et see on nagu sellist kangelastegusid, tal ei ole vaja kangelasi. Ta ei taha, et sina mingit kanget, ta tahab ise olla kangelane, las Jeesus olla kangelane, eks. Et ta annab sulle võimalused ja muidugi need võimalustest tuleb küll kinni hakata, aga tarkust on ka vaja. Et sa nagu ennast ribadeks ei rabele.
et sellist asja ikka on, ega me oleme kõik, käime ühest äärmusest teise paraku, aga no nii õpime ju. Ja noh, eksisid, siis tuleb meelt parandada ja mitte hakata õigustama seda, et me kipume seda õigustama ja vana mõis ikka edasi panema ja no siis satud sellisesse ummikusse, et ei saagi enam välja. Aga tasub tarka kuulata oma lähedasi ja teisi inimesi aga noh, tööd ikka on vaja teha. See ei tähenda, et üldse peaks tegema. Muidugi noh, vot tavaliselt need, kes tervetes perekonna, neil on see balanss nagu korras. Minul on ka olnud, ma olen ikka leekinud liiga palju või mõnikord ja ikka pannud ühest äärmusest teise aga see võib-olla on raske tulema see balanss, aga küll see palud ikka, et Jumal aitaks ja annaks tarkust ja et märgata, et kuule, et siin on liiga palju pingutatud mingi asja pärast, et Jumal, hästi saab paluda ka, et kui ise ei oska pidurit peale panna, siis pane plokk ette, et võib paluda sellist asja, et jah. Jah, et ikkagi olla suhtluses Jumalaga ja tõesti ka kuulata tarku inimesi ja mitte mõnikord isegi, kes ei ole nii väga targad, neid tuleb kuulata, isegi lapsi oma ei kuulata. Jah, sest tegelikult Jumal ju paneb meie ümber need inimesed, keda just meie eludes on vaja, kes on põhjusega meie ümber, on ju, et selles mõttes täitsa hea mõte siit endaga kaasa võtta, et rohkem kuulata ka teisi inimesi, mitte ainult seda, mida meie tahame kogu aeg. Ega me ka palves, kui me tunneme Jumalat, me mõtleme, et see on Jumal, aga väga palju on ka meie endast. Me tõrgendame see, et seda räägib Jumal, see on väga kerge tulema. Aga tegelikult Jumal kasutab isegi mõnda uskmatut inimest. Väga palju, minu puhul on küll rääkinud, Jumal räägib uskmatu inimese kaudu, et tõmbab nii-öelda maa peale, sa elad pilvedes, väga kerge minna, oled ainult seal, Jumal kasutab ka uskmatuid inimesi ja et neid peab kuulama. Tark inimene kuulab. Oi, nii hea mõte, mille pealt lõpetada, et tark inimene kuulab. Aga siia lõpetuseks ma tahaksin sinu käest küsida sellist asja, et kui sa kuuled täna sõnu, tahan öelda sulle, siis mis oleks see, mida Jumal sulle täna ütleks? Mida Jumal tahaks mulle öelda? Ma ei tea, ta on mulle tegelikult väga palju seda rääkinud, et ära jätta maha oma esimest armastust. Et mäletan, kui ma kohe alguses kutsus mind, ta ütles, et näed, sa unustasid ära paletada. Ta on nii palju mulle seda pidanud meelde tuletama, et me unustame ära inimesena. Võib-olla ütlenakski lõpuks, et ära unusta ära, kes Jumal sinu jaoks on. Et mul on üks pilt tegelikult, ma ei tea, kas võin seda lõpetuseks öelda. Ma ei tea, kas see üldse kohane või kuidagi viimase ajal olen mõeld selle peale. Et ma töötasin lihakombinaadis mingi, siis kui ma olin enne kogudusse tulemist ja seal ma lapsepõlves kasvatasin ka lambaid vanaema juures. Ja siis kui ma seal me olime, Tapa tsehhis töötasin, ma lihakombinaadis siis õppisin, kutseeriala õppisin seal. Ja siis lihatööstust ja siis me käisime igas tsehhis niimoodi ja ühe korra olin siis Tapa tsehhis seal. Vaatasin, kuidas seal loomi tapetakse ja siis sead seal, kuidas neid enne tapmist seal karjuvad ja röögivad ja nagu seakari ikka tead. Ja ühel hetkel toodi lambaid sinna tappamajja. Ja siis tsehhis oli vaikus täiesti. Ja siis vaatasid, mina ise lihtsalt jälgisin, ma olin seal praktikant ja vaatasin, kuidas lambaid hakatakse tapma. Ja siis üks tammast tõmmatakse üles ja lõigatakse kõri läbi ja siis ma vaatasin seda lammast seal. Silmad vaatasid mulle otsa, silmad hakkasid nutma. Ja seda ma ei suutnud enam vaadata, ma läksin minema sealt. See, kuidas lammas täiesti vait, mitte midagi ta ei ütle, ta ei röögi, seakari röökis, nagu täiesti kontrast, tugev kontrast ja siis see lammas seal nutab ja ta saab aru, ta sureb ära.
ja see veri voolab seal ja siis ma ei suutnud seda vaadata. Võtta sea tappu, mingi probleemi ei olnud vaadata, aga seda ma ei suutnud. Ma läksin ära, läksin nutma, oma seal ühes ruumis olin. Ja siis ma sain aru, kus Risti Anne ütles, et vaata, see on Jumala tall, kes võtab ära maailma pattu. Et see oligi see tall. Ma nägin, kuidas ma tõin selle võrdluse selles mõttes, et Jeesus suri samamoodi. Ta lasi ennast viia tappa, ta ei hakanud vastu. See nii kõnetab, et ta nagu, ta armastab. Ta oli süütu ja ta ei hakanud vastu ja see surm kõnetab nii palju. Et see Jeesuse surm samamoodi, sellepärast ei öeldakse piiblis, et vaata Jeesuse risti peale. See kõnetab ja ta ütleb, ära unusta seda ära. Et see, me kipume ära unustama seda. See surm kõnetab, see Jeesuse surm kõnetab, seepärast me mälestame Jeesuse surma, et see kõnetab, see muudab inimese südamed. See vanasti, kui toodi need ohvreid, siis need patused, siis kui Vana Testament ja siis inimesed panid oma patud selle talle peale. Inimene ise tegi pattu ja see tall suri süütuna tema eest. Ja see, ma arvan, et need, kes selle panid, nad nägid seda ja see murdis nende südamed. Nad hakkasid nutma tõenäoliselt, need, kes pattu tegid, panid selle, nägid, kuidas see süütu tall nutab, sureb seal. Ja see murdis nende patuste südameid. Ja mul on ka niimoodi, et see peaks murdma meie südant. Kui me teeme pattu või me oleme valesti teinud, siis vaatame Jeesuse peale. Sa näed, kuidas süütu sureb sinu eest. Ja seda ei taha ära unustada. Ma olen seda paraku nii palju ära unustanud. Me elame niisuguse müra keskkonnas nii palju ja see unustame ära, aga seda ei tohi ära unustada. Kui oled teinud seda, siis mine Jeesuse juurde ja vaata, mis ta tegi sinu eest. Et see oli pikk lõpetus. Jah, see on väga sügav mõte tegelikult, mille pealt lõpetada ja ma arvan, et üks selline tõesti väga oluline mõte, mida me selle müra sees, kus me elame, kipume ära unustama, et ma tänan sind südamest, et sa leidsid täna aega kõikide oma tegevuste keskel tulla siia ja minuga vestelda. Ja tõesti, ma arvan, et mina isiklikult ise sain siit väga palju mõtteid kaasa ja võib-olla tõesti isegi selliseid võib-olla raskeid asju, mille üle mõelda, mille üle me ei taha mõelda. Aga ma tänan sind, tõesti tänan, et sa tulid ja ma loodan, et me saame veel selliseid vestluseid pidada ja igati soovin sulle edu sinu tegemistes ja et ikka tuleks tõesti neid inimesi, keda võib-olla kõik me ei oska märgata, aga need inimesed, kes sinu juurde peavad tulema, et nad jõuaksid sinuni. Jah, tänu Jumalale. Jumal on istu igat üht, kes kuulas ja Jumala armu, Jumala suurt, üle mõistuse suurt armu igale ühele. Ja aitäh teile ka kuulajad ja tõesti südamest loodame Signariga mõlemad, et siit oli midagi teil kaasa võtta ja kui oli, siis olge head, jagage ikkagi teistega ka, et see sõnum jõuaks kaugemale ja pange ikkagi meeldimine meile ja kindlasti ka followge meid ja pange YouTube'is subscribe, sest siis te näete alati, kui tuleb uus episood välja. Suured tänud teile ja kohtume juba järgmisel korral. Jumal olgu teiega!